Hispaania lipp on siis nüüd järsku tekkinud sinna 10. korrusele vist. 9 maa peal ja 1 korrus allpool. 12. oktoober ja rannahooaeg, see õige rannahooaeg alles hakkab. See hakkab nende jaoks, kes teavad, mis on privaatsus, oskavad väärtustada privaatsust ja sellega kõike seonduvad. Ja veetemperatuur on juhtumisi 24 kraadi, siis rohkem ei olegi midagi kommenteerida. 12. oktoober 24 kraadi. Järgmine nädalavahetus on 23 kraadi. Siis on 22 kraadi. No ja 1. novembril, nagu siin viimased aastad ikka oleme nagu traditsiooniks nagu suisa loonud. Käime siin viimane kord ujumas, siis on ikka kuskil 8-9. See on väga oluline detail, miks elada Hispaanias. Loomulikult on nüüd see kuumaperiood selja taga, ühtlaselt on kogu aeg õhk 24, noh päeval 25 ja nii see ongi. Ja ööd on juba külmad. Ühel öössel langes 16 kraadile. Ja koroonapasse Hispaanias ei ole. Ja ehk jumala armust ei tulegi. Seda me muidugi ei tea. Laagri oleme siin kokku pannud. See on juba paar nädalat tagasi. Jätsime ainult oma toolid ja selle laua siia, et siis on hea siia sõita. See on siis mingisugune 5 minutit autoga sõita siia. Nii ongi. No kui miinuseid otsida, siis täna on laine väga räpane. Et tuleks Keskkonnainspektsioonile raporteerida, et meri on saastatud ja peaks midagi ette võtma. Et meres on mererohud ja üldse vesi on niisugune täna väga räpane. Et siin tuleks otsida mingit nagu inimtekkelist põhjust. Et kas kuidagi viisi ei saaks nagu seda mingite kvootidega siduda ja ehk oleks võimalik mingisugune niisugune riiklik maks kehtestada, et nendel rannikutel, kus kohas on vesi niisugune sogane, et neid riike nagu kuidagi viisi siis rahaliselt premeerida.